Kui viimastel suvedel on Supelsakste suvitus pealinnas Tõrvas tervitanud külastajaid kaunid liivaskulptuurid, siis sellel suvel valmib siia Tõrva keskväljakule hoopis midagi veel põnevamat. Tegelikult tuleb ka liivaskulptuur, aga ei tule mitte siia, kus inimesed on harjunud nägema Tõrva kesklinna. Tuleb meie randa, mis on üks populaarsem Vanamõisa rand. Aga siia kesklinna, siis keskristmikule on tulemas selline pikaajalisem skulptuur, mis kannab nimetust Emapuu. Ja aastal 2023 siis Mulgimaa liidertegevusgrupp sellise konkursi läbi viis, et kogu siis Mulgimaa alade avaliku ruumi saaks rohkem märgistatud. Et tegelikult see, miks siis nii see Emapuu idee välja mõeldi konkursi käigus, kui tegelikult ka tuleb nii Abjasse, kui ka siis Viljandi linna lähedale Viiratsi ringile tuleb suur taies. Ja see eesmärk oli just see, et kui inimesed käivad Mulgimaal, Tõrva ka ju kui ajalooline Mulgimaa kants ja Mulgi kuurort, siis väga raske on aru saada, et millal ma nüüd siia Mulgimaale jõudsin. Ja sellest lähtuvalt tegelikult siis ka see selline Mulgimaa märgistamine ette võeti, 2023 konkursid läbi viidi ja kaua tehtud kaunikesed, siis nüüd juuni lõpuks kõigisse 3 kohta need Mulgimaa suurtaiesed siis valmis saavad. Kauni taiese Supelsakste suvituspealinna valmistab Läti juurtega kunstnik, kes on varasemalt Tõrvasse püstitanud ka liivaskulptuure. Actually, the decision was very fast because I have done this kind of sculptures, maybe not that size, but the same technique I have done quite a lot. And also last year I did one in Riga, and I think that was the reason why you asked me about this sculpture. So I was super happy because this is one of my favorite materials to work with, and there was no doubt to accept it. Ettevalmistused on kunstnikul aega võtnud lausa mitu kuud. But we were working like 5-6 people. Not only me, of course, but preparing process was very important because more you prepare, more easier it goes on a work. And of course I was calculating materials, I was thinking about technical things, how we do it in workshop, how we transport it here, how we work here, so it was a lot of things what to prepare. Suurepärase taiesega abistab Agneset Hispaaniast pärit metallikunstnik. Yes, I think there is a perfect place to install it, one sculpture of like this. For yesterday we walking around this forest, and I feeling it's like necessary to have one of these, no? And I'm feeling so good to working with Agnes. There is a super great artist, no? And the composition it's perfect, yes. Mis siia siis tuleb, et ega siia pelgalt ei jää nii-öelda künkotsa puu? See, millest see mõte hakkas arenema, ei hakanud mitte sellest, et teeks metallist puu, vaid sellest, et juured, meie enese otsimine ja tulles tagasi on siis see tegelikult, et see puu siis sümboliseerib seda Mulgimaa sellist hästi juurtega kinni olemist. Aga loomulikult tuleb sellele juurde veel siis ka selliseid mulgi tuntud sümboleid, mulgi mustreid, silmailupakkuvaid lilli ja kõike sellist. Nii et ootame kõik siin Tõrvas ka ise, et milline see lõpptulemus siis saab olema. Suure Emapuu pidulik avamine on plaanitud Tõrva linna sünnipäeval 4. juulil.